Tervist, rahvas! Pole ammu näinud, mis vist oma 2 kuud ei ole teinud ühtegi videot. Igasuguseid põnevaid juhtumisi on elus olnud ja oli ka kodukohvikute päeva organiseerimine. Ja loomulikult tegime ka oma kodukohviku, tegime 150 pitsat, kõik see orgunn ja värk ja see kõik võttis oma aja. Ja nüüd püüan olla jälle tublim, aga mul on siin jällegi laual pitsa. Ja miks? Sellepärast, et seesama kodukohvikute päev nüüd siis on põhjus, miks ma teen täna see video, mida te tegelikult pealkirjast loete salat. Aga sellepärast, näete, mul on siin singipitsa. Üldiselt pannakse sinki pärast peale, kui on ahjust tulnud. Võib panna enne, mul oli siin enne, just võtsin ahjust välja. Võib panna pärast, aga mõte on selles, kogu minu jutu mõte. Arvesta, mis sa arvestad, asju jääb järgi. Sinki jääb järgi, vahel ka mitu pakki. Ei tea ju, kui palju läheb, mida rahvas tahab. Kõige populaarsem on pepperoni pitsa. Pepperonid läksid nii mis jube, aga läks ka singipitsat, aga näete, sinki on ikka järgi. Tomatit on järgi, mis siia peale läheb. Siis ma panen siia peale veel kaunistuseks ja maitseks rukolot niimoodi. Ja seda rukolot on järgi. Rukola ei säili ju kaua. Juustu veel panen külmkappi, tarvitan ta millalgi ära, teen uuesti üritusi. Aga kui seda rukolat on mul mitu pakki, no mis sa teed? Nii, rukola. Ja siis minu singipitsale ehk prosciutto sink või crudo sink, mida iganes, kes kuidas nimetab. Mina panen veel peale, kui on rukola pandud, siis panen ka niimoodi parmesani laaste. Ja uskuge, see sobib siia väga hästi. Ja taas, seda parmesani laastu on mul järgi 1,5 kilo. Ja olingi sunnitud nuputama, mida siis peale hakata rukolaga. Ja küll, parmesani hoian ka pakendis külmkapis. Ja nuputasin, mis ma nuputasin, vaatasin retsepte, täitsa naminamis on ka olemas, on rukola, salat, prosciutto crudo singiga või parma singiga, mida iganes. Aga näete, selline on siis singipitsa, prosciutto pitsa. Nüüd korjan asjad eemale ja vahepeal näitan teile, mis möll meil kohvikupäeval oli.
Vot selline vägev pidu võttis ikka korralikult läbi. Täna on 3. päev peale kodukohvikute päeva, nüüd juba hakkab looma. Niisiis, salat. Kõigepealt teeme valmis kastme. Kogused, vaadake ise, panen silma järgi. Oliiviõli. Ega meil väga palju ei ole vaja. Lihtsalt, et need rukola lehed oleks õlist natukene niisked. Õli. Siis sidrunimahla. Igaks juhuks läbi sõrmede, et püüame seemned kinni. Nüüd paneme tirtsu balsami, veini, jäädika, kreemi mõõdukalt. Nüüd paneme mett natukene. Noh, nii palju, ma arvan, et piisab. Jätan selle lusika sellega segana. Näpu otsaga soola. Kriuha pipart. Ja segame ära. No vot selline kogus. Ma ei oskagi öelda, palju seda siin on. 3 supilusika täit. Nüüd teeme prosciutto singi natukene väiksemaks. Võib rebida, aga ma eelistan lõigatada niimoodi ribadeks. Osad pakid on konerdatud nende vahelehtedega, siis on jube raske kätte saada. Noh, palju oli? 4 või? 1, 2, 3, 4, jah. Teeme 5. veel. Panen kindad kätte, sest ma poen käppapidi siia sisse. Nii. Rukola salat. Tomatid ma poolitasin siin ära nii kaua, kui teile kodukohvikute päeva näitasin. Jälle kogus on umbes. Natukene sinki ka vahele. Kui rukolat ostate, siis vaadake alati paki alt poolt, kas ta on ilus kuiv.
kui märg on, siis on juba käest ära minemas. Ja nüüd valame kastme peale. Õlikaste. Ja kättpidi sisse. Selline salat on levinud seal Lõuna-Euroopas. Kui ma seda esimest korda tegin, siis tuli kohe meelde Itaalias, Lõuna-Prantsusmaal, seal, kus seda sinki tehakse, kuivatatakse, vinnutatakse. Ja lähenemegi serveerimisele. Ega sellist õhulist asja on raske ühtlaselt segada. Need tomatid ei kipu siin olema, nad tahavad põhja vajuda. Võib lisada pirni, mul on isegi pirni olemas, aga tuli meelde alles nüüd. Täitsa võid pirni lisada. Nii, ja siis ülejäänud singid, viilud dekoratiivselt siia peale. Lohaka elegantsiga. Paistab, et paras jagu lõikasin. Täitsa umbes küll, aga no niimoodi, daamid ja härrad. Rucola singisalat või rucola prosciutto või parmasingi. Aga kuidagi niimoodi, jah, ta nimi on rucola salat singiga. Ma ei hakka siin praegu degusteerima. Mul on külaline tulemas, pakun temale. Ma ise tean, kuidas see maitseb. See maitseb hästi. Soovitan proovida. Ja ei ole eriti kallis ka. Aga varsti teeme soslõkki.